Tere kõigile! Tõstke palun käed üles, kes on 7. klass. Ja 8. klassi. Aitäh! Nii et teid on tegelikult siia tulnud väga palju. Tere tulemast kõigile! Ma tutvustan täna meie saatekülalist või ütleme siis meie sellist külalisesinejat, kes on tulnud siia rääkima olümpiamängudest, kuna meil 8. juunil on koolis 6. kooli olümpiamängud ja eelmisel nädalal käis meil siin Eesti olümpiakomitee president ja Eesti Vabariigi president aastatel 2016–2021 Kersti Kaljulaid ja täna on külaliseks Raplamaa oma poiss Donatas Narmo. Tere Donatas! Tervist! Tere tulemast kõigile! Ma teen kiire sissejuhatuse, räägin, Donatas on endine kergejõustiklane, ta on ettevõtja, ta on loonud omal ajal sellise ajakirja nagu Sporditäht. Ta väga aktiivselt on andnud välja ka olümpiaraamatuid. Selle koha ma isegi olin natuke eksinud, ma arvasin, et Donatas on välja andnud 4 olümpiaraamatut, kui selgus Tegelikult on neid 6 ja seal on igal ühel on mingi huvitav story taga, aga paaril juhul eriti, millest me ilmselt räägime ka. Nii et head noored, teil on ka võimalus esitada küsimusi, mis puudutab spordist ja mis puudutab võib-olla sporti puudutavaid asju tervikuna, sest Donatas on selles mõttes väga hea näide, et ta on suutnud õppimist ja sportimist väga edukalt siduda, sest Rapla ühisklaasmeid oled sa lõpetanud kuldmedaliga. Jaa, täpselt nii. See medal on mul kaasas ka, nagu sa palusid. Ja ma palusin ja siis on ka Eesti Vabariigi president sind autastanud Vabariigi presidendi ordeniga. Just, Valgetähe 5. klass eelmisel aastal. No nii. Aga alustame sellest, et kui sina olid 7. ja 8. klassis, nagu need täna noored siin on, et mis olid siis sinu põhilised eesmärgid, millega sa tegelikult spordialal sa tegelisid siis sellises vanuses? See on väga huvitav paralleel tegelikult, et selles vanuses oligi minu elu üks pöördepunkte. Kuna ma tegelesin spordiga, Raplas käisin siis keskkoolis, tollases Rapla keskkoolis koolis ja 2. klassist korvpall on Raplas teadagi populaarne. 2. klassist tuldi siis meil kooli tundi, rivistati kõik õpilased üles ja küsiti, kes ei taha tulla korvpallitrenni, astuge ette. Mitte keegi ette ei astunud ja kõik läksidki trenni. Ja hakkasin korvpalli mängima ja korvpallitreeningute ajal selgus, kui me tegime teatevõistlusi, et mul on loomulik andekus kiiresti joosta ja vastu pidada, liiga vastu pidada. Ja siis ma hakkasingi jooksuvõistlustel käima, võitsin neid, aga ühel hetkel juhtus see, et oli 10 olümpiastardi võistlus vabariiklik ja jäin üsna taha. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et mitte midagi siin elus ikka niisama ei tule, tuleb hakata trenni tegema. Et vaatasin endale kodulehel 2 kilomeetrise raja, hakkasin jooksma. Ise tegin siis oma plaane ja tulemus oli see, et siis 16-aastaselt 82 kevad tulin uuesti Eesti meistriks, siis oli NSV Liit, oli üleliidulistel võistlustel, sain sisekergejõustikul hõbemedali, krossis pronksi, tegelikult oli see väga kõva konkurents, need kõik riigid, mis siis olid liidu koosseisus, on nüüd eraldi ja Raplas hakkas mind treenima Toivo Ilves, aga see oli üks selline moment, kus ma nagu sain aru, et elus millegi saavutamiseks tuleb näha vaeva ja see, millega sa tegeled, peab sulle tegelikult meeldima. On öeldud ka, et kui te sporti teete, valige endale ala, mis teile tegelikult meeldib. Ei saa seda valida vanemad, ei saa seda valida selle järgi, et teile mõni võib-olla sportlane seal meeldib. Valige see, mis teile endale tundub hea, selles mõttes, et te tahate pingutada selle ala. Ja siis oligi nii, et jooksin, mängisin korvpalli ka ja ma mäletan, et ühel treeningul, ütleme sama anuselt, jooksin ja mõtlesin, et mul on elus nüüd 2 suurt eesmärki. Üks oleks jõuda olümpiamängudele jooksmises ja teine lõpetada Rapla keskkool gümnaasium kuldmedaliga. Kuna ma olin sinnamaani õppinud ainult 5. Tegelikult oli mul huvitav nagu päevakava oli koolis, et ma
tõusin igal hommikul Raplas kell 6, käisin jooksmas 6-7 kilomeetrit, talvel ka igasuguse ilmaga. Kella 8 läksin kooli, käisin koolis ära, püüdsin kõik võimalikku juba tundide ajal ära õppida, siis peale kooli tegelesingi õppetööga, mul oli väga hea mälu, kõike hästi meelde. Ja siis läksin jooksutrenni. Ja siis peale jooksutrenni oli õhtul 3 korda nädalas korvpallitrenn ja vahel ma läksin siis ka õhtul veel lisaks koolivõimlasse jõusaali. See oli selline omaaegne arhailine jõusaal, aga noh, kang oli seal olemas ja mõned muud asjad ka ja tihti lõpetasin seal alles kella 10 paiku õhtul, nii et kooli kehalise õpetaja andis mulle võimlavõtme, et keegi jõua sind ära oodata. Ja siis jälle magama 10, poole 11 paiku ja nii see elu käis. Ja tegelikult see oli alus, et ma sel ajal hakkasin kõike seda tegema, andis mulle elus nagu väga hea vundamendi aru saada, et distsipliin on elus väga tähtis, kui sa tahad kuhugi jõuda. Praegu ka nagu räägitakse selle üle, et sul peab olema motivatsiooni, sul peab olema eeskujusid, aga tegelikult see enesedistsipliin, mis sa suudab nagu enda jaoks kehtestada, on kõige tähtsam. Et mul on üks selline nagu lause, et kui te otsustate midagi, otsustan näiteks, et lähen korralikul ajal magama, ei istu enam telefonis nii palju, kui tahaks, panen mingi piiri või hakkan korralikult toituma, siis te mõtlete selle läbi, teete endale selgeks ja ütlete, nüüd on otsus tehtud. See tähendab seda, et kui teil mingil hetkel tekib kahtlus, siis te mõtlete selle peale. Otsus on tehtud ja jälgite seda. Isegi minu jõusaali treener ütles, et see on väga hea slogan. See on teile endale antud lubadus. Endale antud lubadused on tegelikult elus kõige tähtsam. Nii et sport ja distsipliin on sind elus aidanud. Või kuidas sa võtta seda loomulikult? Jah, seda võib öelda. Ja see distsipliin ja eesmärkide poole pürgimine saigi tegelikult ju kooli ajal alguse. Umbes võib-olla samast vanusest nagu need õpilased, nagu teie siin olete praegu. Ja tegelikult tähendab see seda, et kui sul on mingid eesmärgid, siis sul tekib ka tahtejõud nende poole püüdmiseks ja elus on hästi palju valikut. Et üks ka tuntud tõetera ütleb, et meie elu ongi meie kõikide valikute summa ja te peate neid tegema nagu igal hetkel, elu läheb kogu aeg nii edasi praegu, et teile tekib järjest iga päevaga neid valikuid juurde. Tänapäeval on valikuid palju rohkem kui sel ajal, kui mina olin teie vanune. Nii et see valikute tegemine on elus väga oluline ja see valikute tegemine õnnestub teil kõige paremini siis, kui te ise ennast hästi tunnete. Ja iseenda hästi tundmine algabki sellest, kui te panete ennast proovile erinevates olukordades. Te saate aru, mis teile meeldib, mille poole te võiksite pürgida, millised võiksid teie elus olla eesmärgid. Sa mainisid, et üks sinu eesmärk oli jõuda olümpiamängudele. Sa jõudsid olümpiamängudele, aga mitte sportlasena. Sa käisid spordiajakirjaniku, mitmel olümpial sa käisid kui ajakirjanik? No ma käisin, neid võibki siis kokku lugeda nende olümpiaraamatutega. Ehk 7 olümpiamängudel. Esimene oli 1994 Lillehammer, talviolümpia ja peale seda siis kuni aastani 2006, kui oli Torino talviolümpia, kus siis meie suusatajad tegid suuri tegusid. Võitsid 3 olümpiakulda. Kui palju noored te vaatasite nüüd äsja veebruarikuus lõppenud olümpiamänge, talviolümpiamänge? Tõesti käisid püsti? No ikka vaatajaid oli. Räägi, mis on olümpia tähtsus täna, sest paljud on öelnud seda, et olümpiamängude tähtsus oli juba aastakümneid tagasi palju suurem, tänase valikute võimalus palju laiem noorte seas. Et kas olümpiamängude tähtsus on veel sama suur, kui oli siin 10, 20, 30 aastat tagasi? No mulle isiklikult tundub, et ei ole. Et olümpiamängud on kuidagi nagu lahustunud muudes suurte spordivõistluste nagu karussellis ja virvaris ja on ka teatud aladel, kus ju olümpia ei ole kõige tähtsamaks, nagu on jalgpall ja on veel mitmed alad. Selles mõttes oli hea sellel talviolümpial näha, kuidas näiteks kõik Kanada ja USA NHL-i profid
tulid mängima ja sellest hokiturniirist tehti nagu tõeline pärl. Hokit on kõik mängida tegelikult, nii et olümpiamängud kuidagi, kui vanasti olümpiamängud olid tulekul, see oli nagu hästi suur sündmus ja kõik ootasid seda, kõik elasid kaasa. Nüüd ka loomulikult, aga ta ei ole enam kuidagi nagu nii, et ilmselt see on seotud sellega, et elus lihtsalt on väga palju asju nagu juurde tulnud, et siis oli ka sport oli teistmoodi, sport oli võib-olla üks väheseid asju, millele inimesed said kaasa elada teatud inimesed, nüüd on neid võimalusi palju rohkem. Aga sellest hoolimata olümpiamängud on ikka olümpiamängud, et nad ei toimu igal aastal ja kes nagu oskab nendeks valmistuda ja olümpiamängudelt medali võtta, see on kahtlemata nagu võib kirjutada oma elu saavutuste hulka kuldsete tähtedega. Noored, on teil endal praegu küsimusi tekkinud vahepeal, nagu tahaks teada saada näiteks? Võite küsida julgelt. Sest kui tahad midagi teada, tuleb küsida. Ja küsida ei maksa üldse nagu peljata, võite vabalt küsida. On mida, ei ole? Aga sa mainisid, et sa tegid tegelikult siin olümpiaraamatuid ja saada võib-olla noortele ka siin mõned olümpiaraamatud, mida te võiksite enda käes hoida. Siigi olümpiamängud, kus Eriki Noor võitis olümpiakulla ja Aleksei Kudõlin ja Sidet Pekkas olümpiapronksi. Ja siin on Torino olümpia, kus eestlased võitsid 3 medalit ja kõik 3 olid kuldse. Ma kohe nendest raamatutest natuke räägin, kuidas oli asi siis ja kuidas on asjad muutunud, aga mul tuli praegu Markot vaadates tuli meelde see, et me oleme Markoga mõlemad töötanud ERR-i spordisaadete toimetustes. Ma olen lugenud seal spordiuudiseid omal ajal päris mitmeid aastaid, teinud mitmeid saateid ja minu esimene kogemus oli seal ka selline huvitav, et ajakirjandustudengina ma tulin praktikale ETV Sporti. Raul Rebane oli seal selline meesametis, Toomas Ube ja Raul Rebane, sellised legendaarsed mehed. Ja Raul Rebane ütles, et nüüd läheb täna õhtul otse eetrisse ja loed uudised ära. Et viskame su vette ja kui ujud välja, siis ujud ja kui ei uju, siis ei uju. Ja tegin hästi ära ja sealt see alguse sai, et ütlegi, et elus tihtipeale on neid momente, kus tuleb võib-olla seista silmitsi millegi uue ja millegi võib-olla sellisena, mis teid algul nagu paneb veidi hirmu tundma. Aga minu kogemus ütleb, et alati on hea kõikidele kartustele, kõikidele hirmudele otse näkku vaadata, ära teha ja see annab teile enesekindlust paljudeks muudeks asjadeks juurde. Aga need raamatud, mis teie käes on, nagu öeldud, esimene oli Lillehammer 1994, seal on Erki Noole kaanepildiga Sydney 2000, kus siis Noor võitis 10 võistluses kuldmedali ja selle raamatuga, kui võrreda näiteks mismoodi olümpiaraamatud vanasti välja anti, et tegelikult ju enne seda, kui meie hakkasime tegema, olümpiaraamat oli selline defitsiit, et sa pidid korjama vana paberit, kõik ajalehed, siis viisid selle vana paberi pakid vastuvõttu, siis sa said talongi ja talongiga said sa osta siis olümpiaraamatu. Nii et ei saanud iga mees nagu seda raamatut osta. Ja neid raamatuid tehti tavaliselt niimoodi, et olümpiamängude raamat ilmus järgmise olümpiaajaks ehk siis 4 aasta pärast. 94 me võtsime sellise suuna nagu kompanii Indrek Svede, ka tuntud spordiajakirjanik, jalgpallientusiast, et me teeme olümpiaraamatu 6 aega valmis. Ja tegimegi ja nii see jätkus ja see Sydney raamat, suvelümpiaga läks natuke kauem, see Sydney raamat sai valmis 1,5 kuuga tiraažiga 10 000 eksemplari ja see 10 000 me müüsime ära praktiliselt nädala aega. Trükkisime veel 5000 juurde, läks see ka nädalaga, trükkisime veel 5000 juurde ja see siis hakkas niimoodi vaikselt seal tiksuma, nii et 20 000, mis tänapäeval võib-olla tiraaž on, ma arvan, et 2000, mitte 20 000. Nii et tegelikult raamatu osatähtsus oli siis palju suurem, aga nagu öeldakse, retro tuleb tagasi, klassika tuleb tagasi, inimesed hakkavad jälle raamatut lugema. Tegelikult ju raamatu lugemine kui selline, te mõtlete küll, et kõik on sotsiaalmeedias, kõik on telefonis saadaval, aga kui te vaikselt istute, võtate mõne hea raamatu kätte, see ei ole mitte ainult see, et te ammutate sealt infot, vaid see on see võimalus, kus teil on natukene võimalus olla iseendaga omas nagu rahus ja vaikuses. Just lugesin ka sellest samast
sotsiaalmeedia telefonis, et inimesi tänapäeval väsitab ja häirib kõige rohkem see, et müra on hästi palju ümberringi. Kõikvõimalikke uudiseid, kõikvõimalikke teateid, kõikvõimalikke sündmusi, et siis teinekord on hea, ma arvan, et me elame selles mõttes ka nagu heas kohas ikkagi, Kohila, Rapla sellised väiksemad kohad, et istud vahel maha, kuulad linnulaule ja loed nende head raamatut, see on tegelikult väga vajalik. Meil on meie pool on muuseas nutivaba, meil on nutitsoon on meil foyer, on ju noored, nii et meil tegelikult mobiili kasutada ikkagi ei või vahel välja jätta ühes kohas. Väga tervitatav. Ja see teine raamat, mis teie käes on, see ongi siis Torino 2006 ja selle raamatu tegemine näitab ka siis nagu sellist eesmärgi seadmist, kõrge eesmärgi seadmist, nagu öeldakse, et tegelikult nii spordis kui elus võib tuua näite, et me tavaolukorras kasutame võib-olla ära isegi siis, kui me nagu ütleme, et anname oma parima, tegelikult 60–70% oma potentsiaalist. Kõik see muu, mis meie sees on, mis tegelikult meie võimed kannavad, jääb kasutamata sellepärast, et me ei suuda oma mugavustsoonist välja tulla. Ja siis me võtsime sellise eesmärgi, et me teeme selle raamatu valmis ütleme, et 2 nädala jooksul peale olümpiamängude lõppu. Tegelikult me andsime Torino olümpiamängude kõvakaanelise raamatu 300 lehekülge, panime veel CD-plaadi, see on ka näha seal tagakaane taga, panime plaadi koos fotodega vahele ja see ilmus 11 päeva peale olümpiamängude lõppu. See tundub mulle endale ka täiesti nagu teoreetiliselt mitte nagu teostatav asi, aga me tegime selle ära. Et see eeldas muidugi kõiki kokkuleppeid trükikohas varem, et me kirjutasime juba olümpial, aga see oli üks selline asi, kus tegelikult võimatu sai teoks. Ja seda siiamaani nagu hea meenutada, et kõiki neid asju, mis sa elus oled nii korda saatnud, me tegime selle ära ja meil oli siis ülihea meel, et me seda suutsime. Nii et olümpiamängud, ka nende nagu kajastamine, väga huvitav lugeda tegelikult teinekord varasemad olümpiaraamatuid, sest et raamatute puhul ei ole mitte ainult tulemus, vaid see, kuidas ka seda protsessi on kirjeldatud. Kui te näiteks on teil jooksuhuvilisi siin, meil tuleb Rapla Sägeli suurjooks, ma loodan, et kõik siin saalis istujad on 23. mail noortejooksu stardis, saate ilusa valge särgi, saate osaleda võistluses, kus kõige aktiivsem kool saab Sportlandilt 500-eurose kinkekaardi, saate oma spordivahendid soetada, nii et tuli kõik Raplasse jooksma. Marko on lubanud siin kõvasti propagandat ka teha ja Kette tuleb minna, sport tuleb teha ja jooksmine on üks parem sport, mis võimalik. Jaa, just, et jooksmine selles mõttes ma hakkasin rääkima, et kui te jooksete, kes on nagu tõsisem jooksuhuviline, võtke näiteks Lasse Vireni raamat ja Soome kuulus jooksumees või Enn Selliku raamat, mis on eesti keeles välja antud, siis te tegelikult näete, mida tipptasemel jooksmine tähendab, mida tähendab enda ületamine ja milliseid emotsioone sealt tegelikult saada võib. Mulle räägid on aega, sa oled läbi lõhki spordimees. Millises seisus täna meie sport tervikuna on, et kui võtame nüüd siis selle Milano-Cortina talviolümpiamise seal õppes, et me saime seal hõbeda, Henri Sildaru, aga meil ka Ilmar Tõrkin oli 6. ja Kristjan Pilles ka 6.7. selles mõttes väga head kohad. Et kuidas hinnata meie olümpia esimesest kui seda viimast talviolümpiat vaadata, siis seda nagu huvitav jälgida, et esimene nädal tundus nii, et enam nagu kehvemini esineda ei saa. Praktiliselt kõik nagu ebaõnnestusid enam-vähem nagu maksimaalselt. Aga siis hakkas neid kohti nagu tulema ja kui kokkuvõttes vaadata hõbemedal, nagu sa mainisid, Petrõkina, Ilves, sooritus oli veel, Martin Liipi oleks võinud ju tegelikult paremini sõita seal teatud asjaolude kokkusattumisel. Ikkagi arvestades, et Eesti on nii väike riik ja olla nii paljudel aladel maailma ikka tippkonkurentsis esimese 10 sees on minu arust väga hästi. Tegelikult neid potentsiaalseid tegijaid on seal veel ja pole asi üldse nii hull. Nii et Eesti oma väikese riigi kohta ja võimaluste kohta, ma arvan, ei ole spordi poole pealt üldse praegu nagu halvas seisus. Võtame ka suveolümpia, võtame ka need tegijad, kes on mitte talviolümpia aladel tipus. Mina ütleks, et pole asi
võistlejaid ka, siis tegelikult ju ega kellelegi pole see edu tulnud väga kerge. Et kui vaadata Henri Sildarut otse, 2 ala sisuliselt ebaõnnestuvad ja siis võtta sellel 3. alal see hõbe Niina-Pekk Rõõkina, kes aasta aega oli hädas oma vigastusega, tegi kõik võimalikke ravisid, lõpuks tehti operatsioon, ta sai oma jala korda ja peale seda eks Euroopa meistritiitel ja olümpial ja MM-il kõva esinemine. Nii et tegelikult on Eesti sportlased väga tublid. Mina olen endale ajakirjanikuna võtnud alati sellised deviisid. Mina olen sportlaste poolel. Ma olen ise sporti teinud, ma tean, kui raske see on ja tegelikult kõiki neid Eesti sportlasi, kes on vähegi maailma tipus või selle lähedal, tuleb väga hinnata. Nii, aga noored, ma saatan teile ka Sporditäht ajakirja. Kas meil täna Sporditäht ajakirja on? Meil on praegu Eestis nii, et meil ilmub ajakiri Jooksja, mis siis katab ka teisi alasid, oli ka ajakiri tennis, aga selle väljaandmise eelmise aasta lõpus lõpetasime ja lisaks on meil ajakiri Jalka. Sporditähtide väljaandamine, mis oli aastas? Sporditäht hakkas ilmuma aastal 1992, seal on esimene number ja lõpetas minu tegemise ajal 2006, siis kui see ajakiri minu käest ära osteti Oliver Kruda poolt ja ta lõpetas siis 2007, aga nii-öelda ei ole võimatu, et Sporditäht tuleb veel tagasi, nii et midagi kindlalt ei saa öelda, aga nagu öeldakse, tänapäeval klassika ja retro on moes ja ka mitmed ettevõtjad on minuga rääkinud, et Eestis võiks üks selline ajakiri olla, nagu Sporditäht omal ajal oli, natukene omapärane, natukene kriitiline, natuke selline sporti ja probleeme lahkav ajakiri ja tänapäeval, kui sa mingit meediaväljundit teed, siis eeldab see loomulikult seda, et sul on ka mingi digikanali juures, meil on nüüd selline veeb nagu spordime.ee, kus me lisaks, ütleme, peavoolumeediale katsume ka selliseid nagu eksklusiivseid intervjuusid luua, miks mitte ka näiteks telesaate mõte, et kui sa oled telekogemusega, siis tegelikult ju Eestis sellist nagu probleemset spordisaadet hetkel ei ole, on ainult uudised on üle kandnud, nii et mine tea, eks see ole näha, mis see lähiaeg toob. Kui siin eelnädal oli Kersti Kaljulaid, siis publiku seast tuli noortelt küsimus, et milline võiks olla see Eesti oma spordiala. Kui sa nüüd vaatad ja sa oled tegelikult väga sina palju spordialaga, siis mis alad Eestile liigiselt rohkem sinu arvates nagu sobib, mis meil on väga kohad tegijad olema? Selge, et Eesti väiksust arvestades peaks olema individuaalspordiala ja kui vaadata neid saavutusi, vanast ajast on teada raskejõustik, eks, et kettaheide tundus vahepeal, et on nagu meie ala, aga selle on natukene keeruline öelda, et mis see nagu Eesti ala võiks olla, võib-olla see omal ajal meil oli hästi tubli pikamajooksjad ja võib-olla see seondub sellega, et eestlase loomuses on niimoodi kannatada, tööd teha, et ma arvan, et see võiks olla selline ala, kus eestlase nagu töötahe, andekus ja siis teatud määral peab ka õnne olema, et saaksid nagu kokku. Nii et tänapäeval muidugi asjad muutuvad, et kes oleks nüüd arvata, et vigursuusatamises kunagi, et siis kui tõsteti kangi ja maalemil, et hoopis vigursuusatamises on eestlased tipus, nii et ma arvan, tänapäeval on andekaid sportlasi palju ja tuleb lihtsalt leida need tegijad üles, et võibollagi teie seas on siin 2 tulevast olümpiavõitlejat, et peate end selgeks tegema, mis see õige ala on ja mis selleks teha tuleb. Sa just mainisid oma jutu sees ka, et kettaheide meie eestlaste ala, tõepoolest suhtleb Eesti ala. Aga Donatas, ma küsin käest ühe viktoriini küsimust. Mis sa arvad, kus on heitnud Gerd Kanter oma Eestis heidetud kõige parem klaas? Ma arvan, see Koilast ka. Ma mäletan seda isegi jah, et siin oli mingi sobiv vastutuul ja nii et jah, mis see tulemus oli? 71-64. Jah, pole paha tulemus. Oled üle 70. Jah. Aga räägi, millised olümpiamängudes oled siis kohanud sellist probleeme ka, et
no päevad olid muidugi pikad, algasid ka vara, et tegelikult ju üldse neid võistlusi jälgida, tihtipeale käia ka eelvõistlustel, sportlastega kokku leppida, no mina olin alati ka selline mees, kes lisaks Eesti sportlastele tahtis nii-öelda väljamaa staare kohata ja nendega üldist teha. Õhtul muidugi, no ütleme, et meil ei olnud nagu see aegade tegemine nii operatiivne, et ütleme, sellised ajalehed, mis siis olid nagu kiiremad, aga noh, probleeme võib-olla tuleb meelde siin näiteks Ameerikas Atlanta olümpial oli see probleem, et bussiliiklust ei saanud kuidagi toime, et noh, need bussijuhid olid kuidagi nagu ei suutnud loominguliselt läheneda asjale, et kui näiteks ühte kohta läks 3 bussi järjest, aga teise kohta bussi ei läinud, ütlesin, no saatke 1 buss sinna. Ei, no meile on nii öeldud ja me ei saa teistmoodi teha. Noh, muidugi ma olen käinud ka kergejõustiku Euroopa ja maailmameistrivõistlustel päris palju. Noh, kõik võistlused, mis on näiteks Saksamaal korraldatud, Stuttgardis, Münchenis, alati kõik noh, see saksa korrektsus nagu peab paika. Kõik liigub nagu hulitatult, kõik ajakavad klapivad, nii et aga noh, tervikuna võib öelda, et suuri probleeme mina olen näinud, et olümpiamängud on selline noh, ajakirjana oleks ka pidupäev, et sa teed seal palju tööd, sa oled kurnatud, aga emotsioone on seal nii palju, et see kõik nagu selle väsimuse ja selle nagu noh, ütleme, et võib-olla mõned tekkinud probleemid viib kohe eemale. Väsinud oled alles siis, kui sa tuled tagasi. Et tegelikult üks hea mikk, mida ma soovitan ka jooksjana, minult on küsitud, et kui näiteks jooksete mõnda distantsi, noh, ütleme, et see on seesama 5 kilomeetrit, noorte jooks, Rapla Selveri suurjooksel. 4 kilomeetrit on joostud, noh, üsna väsinud juba, algab viimane kilomeeter, mida siis mõtlema peab? Te peate mõtlema seda, et see väsimus, mis teile tahab nagu ligi tikkuda, te hoiate selle väsimuse mentaalselt teemal. Te eraldate nagu oma keha sellest vaimust ja sunnite seda keha pingutama ja ütlete oma vaimule, et väsinud ma olen alles peale finiši. Seda võib-olla, kui sa jooksid kogu aeg pole olnud, seda nagu raske mõista ja võib-olla ei saagi aru, aga üks hea võrdlus on ka see, et kui sul läheb raskeks, siis on 2 võimalust. Kas annad järgi või paned juurde. Nii et tegelikult, kui läheb raskeks, siis pange tempot juurde.